Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte podcasti kuulajatele. Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on enne suvist puhkust viimast korda eetriseks. See on meie hooaja lõpusaade ja ma arvan, on väga paslik, kui me siin viimased päris mitu saadet oleme ikkagi sonkinud kurvalt sellisel tühjal põllul või on pigem kurvad alanoodid olnud. Tuleb üks ja räägib, et ikkagi rasked ajad sektoris ja idufirmades ja tuleb teine ja ütleb, et ei tea. Siis me teeme hooaja viimase saate, mis räägib sellest, kuidas on kokku tõstetud 100 miljoniline fond ja hakatakse investeerima paljulubavatesse valdkondadesse üle maailma. Seda tehakse Eestist ja seda teeb YOLO Investments ja sealt on meie külalised Hannes Virkus. Tere, Hannes. Tere. Ja Evert Einros. Tere, Evert. Tervist. Ja tere, Taavi. No tšau. Valdkonnad iGaming, krypto ei ole minu valdkonnad üldse. Mul ei ole väga suurt kokkupuudet nendega olnud. Kuidas sul on? Ma hakkasin mõtlema muu asja peale, sa ütlesid passlik, ma mõtlesin, et kas eesti keeles on passlik või passlik. Võib-olla see sõltub sellest, kust Eesti otsast sa pärit oled. Ida-Virumaa inimesed ütlevad pluss, mitte pluss. Päriselt. Mina olen ikkagi mingi osa elust olen Kesk-Eestist ja Eesti on ikkagi, eesti keel on Kesk-Eesti keel, nii et ma ei tea, sul on õigus järelikult. Ja. Aga mina olen Hannest üldse kuskilt mujalt. Pakun, et 10 aastat tagasi Hannes tegeles poliitikaga. Mäletan õigesti või? Ja just nii, majandusministeeriumis siis olin toona veel Kristjan Michali juures siis, kui ta oli seal majandusminister. Oota, aga nüüd kuidas siis niimoodi, et poliitikukarjäär ei sobinud ikkagi, et vaatasid, et see investeerimiskarjäär on palju parem? No ma alati mõtlesin, et ma ei taha olla selline nii-öelda elukutseline poliitik, et vahepeal ikkagi erasektoris ka ära käia ja siis nüüd on viimased tubli jamp vist 8-9 aastat on sealkandis oldud. Ma ei tea, Henrik, minust tunne, me peame natuke ikkagi tegema kuulajatele seda asja, et esiteks nimi YOLO Investment, et kui mingi asja kohta öeldakse, et see on YOLO, et siis on slängis, mis tähendab midagi või Evert või kuidas see nimi üldse tuli teil? Et see nimi tuli tegelikult üsna juhuslikult, aga no, kui natuke mõelda, siis eks ta võtab sellise riskikapitalisti mentaliteedi kokku küll, et sa pead olema valmis võtma riski, et saada suuri võite. Aga teie raha päritolu on kust, et teil on päris suur fond koos, et ma mõtlen selle mõttes kust, et ma ei tea, Karma näiteks rikkad Soome perekonnad ja nii edasi, et kus teie fond kokku tuleb peamiselt? Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.